Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed. Tere tulemast mootorite maailma. Mootorid mürisevad täna Narvas. Ida-Virumaal pole Eesti meistrivõistlusi veel kunagi lõpetatud. Täna on see nii. Vaatame, kuidas sündmused arenevad. Siivertsi krossirajal selgitati medali omanikud 5 täiskasvanute klassis. Noorte paremad selguvad alles 13. oktoobril Tartumaal, kui toimub heategevuslik motokross Tanel Leok ja sõbrad. Teadaolevalt selgitati Eesti meistrid Narvas lausa esmakordselt. Narvas on jah üle tüki aja jälle motokross toodud Narva, et see on nagu positiivne, et ka Ida-Virumaa rahvas näeb siis, mis tasemel Eesti motokross on. Sellega saab joon tõmmatud alla hooajal, et kuidas see hooaeg koduvõistluste taustal on olnud? Ma ütleks, et positiivne, et hea on, et ka meie maailmameistrivõistlustel osalevad mehed, et Tanel on saanud ühel etapil osaleda ja kõik teised kiiremad on ka, kõik sõidavad. Et tase on väga kõva. Ühises stardis valmisid rajale minema MX2 juuniorid ja seeniorid. Noorematest on kogu hooaja valitsenud Rain Koh, kes sattus aga väga keerulisse olukorda juba ajasõidus. Õnnetu kukkumine vigastas selga ja nii tuli Rainil koos oma mentori Ardo Kauritiga lausa haiglas kontrollis käia. Võistlusluba siiski saadi. Räägi, mis seal siis kvalifikatsiooni hommikul juhtud? Läks taga lainete peal käest ära ja sihkel tuli selga ja siis oligi selg päris haige. Nüüd pean midagi lõpuni sõitma, eks siis ole näha. Oled näost päris kahvatu, et sul on punkti seisu tegelikult nii hea, aga vaja on siiski mingid punktid koju tuua, jah? Jah, esimene sõit on vaja ära lõpetada, siis peaks olema kõik korras. Siis jääb soovida, et pead vastu ja tervise liiga ei tee. Jah. Stardis oli selgelt näha, kuidas vanemad härrasmehed noortele õppetunni andsid. Esimesse kurvi tulid kõige ees Andres Kerstinov ja Reijo Engman. Vaatamata manitsustele alustas väga raevukalt ka Rain Koh, kes aga hüpetel hoo maha võttis ja rahulikumalt sõitma hakkas. Kodupubliku rõõmuks asus liidri kohale Aleksei Vinogradov, kes kogu sõidu jooksul Gert Pääboga haarava duelli maha pidasid. Seenioridest hoidis head rütmi Andres Kerstinov, kuid tema selja taga olid paremad meistritiitli võimalused Reijo Engmanil. Sõitu juhtis kord Pääbo, siis jälle Vinogradov ja lõpuks võttis narvalane napid esikohad mõlemas stardis. Tõusvas joones sõitnud Rain Koh hoidis tempot lõpuni ja lõpetas 3. kohtadega, mis kokkuvõttes kindlustas talle ülekaalukalt Eesti meistritiitli. Viimase etapi eduga sõitis end hõbedale Vinogradov, pronksi sai Gert Pääbo. Seenioride klassis oli mõlemal korral esikolmik sama. Võitis Andres Kerstinov, teine Reijo Engman ja 3. Rene Jõgimaa. Selle klassi Eesti meister on Reijo Engman, hõbe Aivo Rabi ja pronks Rene Jõgimaa. Võistluspäeva kõige oodatum start oli loomulikult MX1 ja MX2 klassi tsiklite rajale tulek. No see viimane etapp siin tõotab ikka päris põnev tulla. No kõik etapid on väga põnevad olnud, et just see, et MX1 ja 2 koos sõidavad, see lisab kogu sellele nagu põnevust juurde, et kõik kiired on ühes stardis ja minu arvates on see rahvale huvitav ja sõitjad on ka sellest, kui hooaja alguses oli nagu vastuväited, et see ei ole õige, siis nüüd hooaja lõpuks ma arvan, et on kõigil ka hea meel, et saavad tasemel sõidus sõita. Ajasõidus oli rohkem kui sekundiga kõiki löönud Priit Rätsep. Favoriit Gert Kerstinov, kes tegi kaasa ainsal meistrivõistluste etapil, leppis 3. ajaga. Teise kohaga üllatas Lauri Lehtla ja ehk veelgi rohkem vääris imetlust noore Karel Kutsari 4. aeg. MX2 klassis tähendas see Priit Rätsepa järel koguni 2. kohta. Karel, kuidas siis on esimene hooaeg meeste klassis? No praegu on päris hästi läinud, et märtsis juhtus väike vigastus, et murdsin käelu ära, et tõmbas väike tagasi, aga nüüd olen juba saanud jälle vormi tagasi. Sa oled seal Leokute dünastias kõvasti koolitust saanud või? Jaa, Vairus olen küll trennis käinud, et seal on väga palju õpetussõnu saanud ja eks proovin neid raja peal täita ja eks siis näha ole. MX1 klassis oli meistrivõistluste liider Indrek Mägi, tema suurim ohustaja Just Laansoo kukkus aga juba ajasõidu 3. ringil ja tegi käele päris korralikult liiga. Sa vaatasid kvalifikatsiooni ära, mis pildi see andis? Andis pildi sellest, et täna tuleb jälle ka vägev sõit, et Priit Rätsep ja Gert Kerstinov, kes siis on esimest korda sellel aastal Eesti meistrivõistluste etapil, et täna tuleb jälle vägev esitlus.
Huviga oodatud stardimell oli igati korrektne. Esimesse kurvi tuiskas kõige ees Priit Rätsep, kes siis aga vaid hetkeks natuke hooletuks jäi ja üle juhtraua põõsasse lendas. Viimaselt kohalt algas nüüd publiku jaoks nauditav tagaajamine. Tegin väikse sõiduvea, et seal on päris keerulised künkad tehtud, et ma tahtsin sealt enne kurvi 2 hüpata, aga tagaratas ei taha kinni ja käisin üle lenksu. Hakkasin viimaselt tulema, aga no õnneks MX2 esimese koha ma ikka püüdsin kinni ja sain mööda ka veel viimane ring. Kindlasti publikul oli huvitav sõit ja ise oleks tahtnud teha parem, et mul läks käsi vähe jämedaks. Et sõit väga meeldiv olnud nagu. Väga valusalt alustas Erki Kahro, kellel tuli eelkõige jälgida Andrei Parki. Just nemad 2 pidid selgitama Eesti meistrivõistluste hõbeda ja pronksi saatuse. MX1 klassis võtsid etappi kallimad punktid eest ära Kristinov ja Lehtla. Meistrivõistluste liidril Indrek Mägil Narvas lihtsalt ei klappinud. Kokkuvõttes vaid 6. koha punktid ja Aida meistritiitel. Väga palju probleeme oli ka Juss Laansol, käsi valutas, tsikliga oli muret, aga selle mehe valuläbi on tunduvalt kõrgem. Juss on visahingega, et kindlasti on temal ka oma osa anda selles etenduses. Mõlemas sõidus näitas väga head kiirust Lauri Lehtla, aga lõpuks võttis Gert Kristinov ikkagi oma. Kuidas oli siis üle pika aja Eestimaa rada mõista? Kuule täitsa harjumatu alguses, et pinnas on teistmoodi. Ma olen juba Inglismaaga harjunud, et kus hästi peab ja siin on täna vihma sajab veel ja libe on. Et ütleme, et väga lihtsalt ei tulnud, aga nüüd ülemäära hullus ka ei pingutanud ennast, et tahtsin nagu kindla peale minna, et tuli võit. Sa said ikka sõidu ja karut, ega Lehtla lõpuni vastu ei pea. Kristjan, ära mine ära. Eks ma teadsin, et mul peaks nagu füüsis parem olema, et Lauril oli vigastus vahepeal ja ma olen terve hooaja sõitnud, et füüsilise taha ei oleks tohtinud midagi jääda. MX1 klassi Eesti meistriks tuli Juss Laansoo, teine Indrek Mägi ja 3. Jüri Triisa. MX2 klassis oli kindel peremees Priit Rätsep, kes teise sõidu parimal ringil andis silmad ette ka MX1 klassi 2 kiiremale. Tema selja taga käis kompromissitu heitlus Andrei Parki ja Erki Kahro vahel. Kui avasõidus jäi peale Erki, siis teises stardis omakorda Andre. Pingutus tasus end kuhjaga Eesti meistrivuste hõbe Andrei Park, pronks Erki Kahro. Nüüd aga värske Eesti meistrimuljeid. Kõrvalt tundus ja nii, et tahad asja endale huvitavaks teha, et saaksid kõvema pingutuse. Ei, see plaan ei olnud, eks ikka, kui ma starti lähen, ma olen alati võidu peale välja ja ma ei ole mõtet keerulisemaks asja teha, et ega siin väga lihtne ei olena. Sihik oli loomulikult Eesti meistritiitel, see tuli ära, et kuidas sa seda meistrivõistluste konkurentsi hindad? No mis siin ikka, et siin ikka noored punnitavad, et see aasta nüüd mul on üks sõit ainult läinud vähe untsu, et siis mind rammiti vähe ja siis ma öökorra kukkusin ise, aga ülejäänud sõidud ma olen kõik ära võitnud ja üldiselt ega, no ütleme nii, et treeningu suhtes oli see hea, et MX1 ja MX2 isid koos. Et keerulisem oli küll, aga MX2 ikka jagatakse omavahel punkte ja et minu jaoks ei väga suur probleem ei olnud. Debütant Karel Kutsar lõpetas Narvas 5. kohaga. Kvalifikatsioonis sõitsid väga korraliku aja välja. Jaa, kvalifikatsioonist oli küll hea, et olin enda klassis teine ja üld nagu 3. sain kohta valida ja sõit ei läinud nii, et nagu tahtsin. See on siis, Narva rada on väga riukaline või? Ei, rada iseenesest on muidu hea, aga veel nii noor, et pakun üle liiga palju ja ei ole veel nii palju kogemusi nagu teistel. Ja nüüd pole muud kui talvel kõva põhi alla ja varakult sõitma, jah? Jaa, eks ikka teen seal adrenaliinarennal trenni ja proovin jälle märtsiks olla vormis ja proovin Euroopakat järgmine aasta. Nii ära. Mini MX-klassi ajasõit oli pakkunud üllatuse. Üks favoriite Marko Lepik sai kirja alles 10. tulemuse. Ka Narva etapil oli mini kõige osavõttu rohkem klass. Ajasõidus oli rajal 28 võistlejat. 2 neidu, Mirel Põllumäe ja Kristel Raba said vastavalt 18. ja 19. aja. Kogu rivi jagunes ringi peale päris ühtlaselt. Esimese stardi kiiremad ringid sõitis välja küll Marko Lepik, kuid 2,5 sekundise võidu noppis lõpuks hoopis Erik Pirn. Avasõidu 6. Joona Sein võttis aga kindlalt esikoha teises sõidus, teine taas Marko Lepik ja mõlemal korral 3. Klaus-Oliver Pajuri. 15. lõpetas Kristel Raba. Lõpuks pääsis maksusele stabiilsus nii Narva etapi kui Eesti meistrivõistluste esikolmik oli Marko Lepik, Joona Sein ja Erik Pirn. Kui motokrossi tulevikule mõelda, siis tuli väga tähelepanelikult jälgida 2 noorteklassi starti. Lähme korraks tagasi veel tuleviku juurde, tegelikult me peame vaatama väga teraselt ju 65 ja veel rohkem 85.
ma arvan jah, 85, et 65 on nagu kasvulava, et sealt on kiireid poisse tulemas ja 85 on meil väga kiireid poisse ka tänasel päeval olemas. Vahepeal oli juba mure, et jääme teistest Balti riikidest maha, eriti lätlastest. Jah, lätlastel on paraku tulnud isegi jah, praegu natukene rohkem, 85 ja 125 juuniorites, et praegu meil juuniorites jah, ei ole Euroopas poisse, kes oleks suutnud Euroopas läbi lüüa. Narva etapi sõitudele lisas kaalu Venemaa sõitjate kaasolöömine. 65 kuubikiliste ajasõidus ohustasid nad meie poisse päris kõvasti. Lõpuks päästis olukorra Andrea Siieme, kes võttis ka võidud mõlemas võistlustardis. Seda Henri Vesilinnu ja Kristo Tarassovi ees. Nemad kolm on ka üldliidrid. Andreas järel on nii Henril kui Kristol võrdne arv punkte, nii et põnevaks läheb. Andrea Siimägi koos 85 kuubikilistega prooviringile ei läinud, tõmbas veidi hinge, ent seejärel ennast ka vanemate poistega proovile panna. Ajasõidu võit andis parema stardikoha valiku Hendrik Talvikule. Selle eelise kasutas ta ka kenasti ära. Koos temaga sõitsid eest ära veel 3 poissi. Avasõidu võitis 12-sekundilise eduga Hendrik Talviku, seda Karl Robert Reinik ees, 3. oli Claudius Roosma. 4. lõpetanud Jan Jakobson võitis omakorda teise sõidu, järgnesid Talviku ja Roosma. Narva etapi parim oli kokkuvõttes Talviku, Jakobsoni ja Roosma ees, üldliidriks tõusis aga hoopis Hardi Roosjorg, kes edestab Reinikest 10 ja Jakobsoni 11 punktiga. Ees on veel 2 etappi 7. ja 13. oktoobril. Narva sõit oli ka Eesti karikavõistluste osavõistlus, kus klasside paremad olid Karl Lõbus, Reiko Kikas ja Toni Tabani. Eesti koondisel seisab ees veel traditsiooniline rahvuste kross. Hooaeg lõpeb alati rahvuste krossiga, et mis seisu siis praegu meie meeskond on ja kes siis lähevad sõitma, on see selge juba? Jah, sõitma lähevad Priit Rätsep, Gert Kristinov ja Tanel Leok. Ega see ongi meie parim koosseis praegu? Jah, see on hetkel parim koosseis, kes on ka MM-idel ennast näidanud ja ma arvan, see on hetke parim. Kes veel sõelal oli, kui panite algul paberile, mitu nime saite? Jah, seal oli nimesid rohkem. Need, kes siis Eesti meistrivõistluste ja Euroopa meistrivõistlustel käinud, et need poisid olid samamoodi nimekirjas, aga paremad lähevad. Rahvuste kross on selline auasi, et sa oled võistkonda valitud. Ja, eks ta kindlasti on auasi ja ma praegu ikkagi näen vaeva kõvasti, et rahvuste krossil hästi esineda. Ma arvan, sellepärast mul on tingitud vähe see, et käed läksid täis vähe, et ma ei ole ammu kõvaraja peal sõitnud ja niimoodi pingutanud. Et liiva peal on vähe teistsugune teema. Nii et nüüd rahvuste krossiks ongi vaja lihtsalt liivaraja trenni teha? Jah, kindlasti ja nüüd nädala aja pärast esmaspäev me lähme kõik koos Belgiasse, seal teeme veel paar ühistreeningut ja siis sealt edasi lähme rahvuste krossile. Tundub, et see rada peaks eestlastele olema sobiv või? No ikka, kas või vaata Tanelit, Tanel oli poodiumil liiva peal, et ega see Lombel on kõigile lähedane. Kas rahvuste krossiks oled valmis? Võib öelda küll, et paar nädalat on jäänud, et liigun õiges suunas, teen palju liiva peal trenni ja ma arvan, et saab heaks vormi küll. Eesti motokrossi liider Tanel Leok lõpetas Belgia meistrivõistlused samal ajal üldarvesse teise kohaga. Hooaja lõppedes vahetab Eesti parim mees aga tsikli marki. Kindlasti see Suzuki oli tema jaoks parem kui see, kuhu ta nüüd läheb. See oli ikkagi tehase tiim, nüüd ta läheb Inglise tiimi. Lootust ei maksa kaotada, on sitt ka sell? Ei, Tanel on kindlasti, ta sõidab oma sitkusega, sõidab ikka oma koha välja ja edu talle. Tänaseks kõik, aitäh vaatamast, mootorite maailmas kohtume taas järgmisel pühapäeval. Seniks kõike head! Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed.